Tere hommikust, head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu 3. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Valeri Korb. Aitäh, head kolleegid! Anname üle eelnõu metsaseaduse muutmise seaduse. Metsaseaduse muutmise seadus eelnõu on ette valmistatud tulenevalt metsa kasutlikust ja erisust haja tiheasutusalal. Metsaseaduse muutmise eesmärgiks on senist laia põhimõtteliselt ja jätkusuutlikumalt arvestada tiheasutusalal kasvava metsaomaniku ja samas ka avalikkuse õiguse ning huve. Kahjuks ei ole kohaliku omavalitsusel õigusnormi seisukoha esitamiseks metsateatisele tiheasutusalal kasvava metsa kohta ja samas on just need polüfunktsionaalsed metsad avalikkusele poolt eriti kõrgelt hinnatud. Kohaliku omavalitsusele kui kohaliku elu peamisele korraldajaks peaks vastava seadusega õigus ka kuuluma. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Kadri Simson. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, annan Keskerakonna fraktsiooni nimel üle tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Tegemist on seaduseelnõuga, mida on sellel sajandil ilmselt kõige rohkem muudetud. Ja meie ettepanek on seda taaskord muuta, sest et ühest 2001. aasta juhuideest, kus Reformierakonna toonane esimees rääkis tulumaksu alandamisest, on saanud täna valitsuse kinnisidee. Ja paraku on ühiskond vahepealse aja jooksul muutunud ning väga paljud inimesed eelistavad sellele, et neile jäetakse 1% tulumaks kätte hoopis seda, et riik suudab pakkuda paremaid avalikke teenuseid ja täita oma kohustusi. Nii et ettepanek on muuta tulumaksuseaduse paragrahvi 4 lõiget 1 ja sätestada, et Eestis on järgmine aasta tulumaksumäär 21%. Aitäh! Head ametikaaslased, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 2 eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seaduse otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Viime läbi nüüd kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 88 Riigikogu liiget ja puudub 13. Läheme nüüd tänase päevakorra juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine eelnõu 72 teine lugemine. Ja ma palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni liige Peep Aru. Palun. Tänan usalduse eest, lugupeetud eesistuja. Ja suur tänu tulemast. Aitäh. Head kolleegid, 22. septembril põhiseaduskomisjon arutas selle eelnõu teisel lugemisel saatmist. Ühtegi muudatusettepanekut eelnõule ei laekunud ja põhiseaduskomisjon ise ka ei leidnud ühtegi head põhjust, miks seda eelnõu teksti muuta. Seega viime siis täna läbi lõpphääletuse. Aitäh. Ja ettekandja, teile on vähemalt üks küsimus. Paul-Eerik Rummo, palun. Hea kolleeg, kas te olete selle olukorraga ise väga rahul, mis on kujunenud? Jah, mind see rahuldab, et ei ole eri arvamusi ja parlament on nii monoliitne selles küsimuses. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei näi olevat. Eelnõule 72 muudatusettepanekuid laekunud
ei ole. Juhtivkomisjon on taotlenud viia läbi ka 72 OE lõpphääletus. Siin keegi protestinud ei ole, nii et alustame lõpphääletuse läbiviimise ettevalmistamisega. Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh. Panen lõpphääletusele eelnõu 72 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 84, vastu erapooletuid ei ole, on Riigikogu otsustanud Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine eelnõu 72 OE otsusena vastu võtta. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Aivar Koka, Andrus Saare, Erki Noole, Peeter Laurusoni ja Toomas Tõniste algatatud jäätmeseaduse täiendamise seaduse eelnõu 688 esimene lugemine. Ja mul on hea meel paluda Riigikogu kõnetooli Riigikogu liige Erki Nool. Palun. Aitäh, austatud kolleegid. Riigikogu liikmed Erki Nool, Aivar Kokk, Peeter Laurson, Toomas Tõniste ja Andrus Saare algatasid seaduseelnõu jäätmeseaduse täiendamise seaduse ja jäätmeseaduse paragrahvi 119 täiendamine on tingitud vajadus sõnastada sõnaselgelt reguleerida, et korraldatud jäätmeveo osutamisel on tarbijatel oma õiguste kaitseks õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse. Ja kuna on teada väga palju juhtumeid, kus jäätmevedajad on tarbijate õigusi kahjustanud, nii näiteks on jäätmevedajad kehtestanud lisateenuste osa eest ebaseaduslikud ja tarbija õigusi kahjustavad tasumäärad. Samuti on esinenud juhtumid, kus jäätmevedaja on jäätmeveo teenuse lepingu alusel paberarve väljastamise eest tellijalt küsinud seadusevastaselt tasu. Nii jäätmeseadus kui ka tarbijakaitseseadus ei anna ühest vastust küsimusele, kas Tarbijakaitseameti pädevuses on kaebuste lahendamine, mis on seotud jäätmeveo teenuse osutamisega. Jäätmevedajad, jäätmevaldajad ja kohalik omavalitsus on erinevalt aru saanud tarbijakaitse pädevusest. Seaduse jõustumisel oleks paremini tagatud õigusselgus ja tarbijatel on võimalus läbi Tarbijakaitseameti paremini teostada oma õigusi kvaliteetsele ja kättesaadavale jäätmeveoteenusele. Ja seaduse muudatus on väga lihtne. Jäätmeseaduses paragrahv 119 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses. Käesoleva seaduse paragrahv 66 lõige 1 nimetatud teenuse osutamise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet. Ja teiseks, käesolev seadus jõustub üldises korras. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Läheme nüüd küsimuste juurde. Lemmik Kaljuvee, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea ettekandja, teatavasti oli jäätmeseadus Riigikogus arutlusel juba eelmisel aastal ja praktiliselt terve aasta jooksul oli see sinu poolt juhitud komisjoni sahtlis. Et minu küsimus on, et miks neid häid ja tarku ettepanekuid siis eelmise kevadel juunikuus vastu võetud seadusesse sisse ei pannud? Aitäh. Kui te räägite siin seaduseelnõust 455, kui te vaatate ka seda hääletamistulemust ja protokolli, siis väga paljudel Riigikogu
liikmetel oli oma arvamus selle seaduseelnõu kohta, kui hea või halb ta on. Kogu selle arutluskäigus juures tuligi välja, kuna eelnõu SE 455 autorid soovisidki jäätmeseaduse kehtetuks paragrahv 66 lõige 1.1 kehtetuks tunnistamisega kaitsta tarbijad. See oli üks nende seletuskirjas ja siis eelnõu autorid ja eelnõu toetav Eesti Jäätmekäitlejate Liit oli ka seisukohal, et tarbijakaitse jäätmevaldkonnas ei toimi ja me esitasime ka selle seaduseelnõu ennem ettepanekut, kui seaduseelnõu 455 jõudis teisele lugemisele Riigikogu saali. Nii et see ettepanek oli tehtud ennem, kui ta jõudis teisele lugemisele. Aitäh! Rein Randver, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea Erki, ma tunnustan sind selle eelnõu tulise kaitsmise eest nii komisjonis kui ka siin saalis, aga minu küsimus on, aga miks mitte ei võiks olla tarbijakaitse, aga teine pool Konkurentsiamet? Aitäh! Kuna algatajad ei pea põhjendatuks Konkurentsiameti täiendava pädevuse andmist, kuivõrd kehtiva konkurentsiseaduse paragrahv 57 alusel on Konkurentsiametil õigus nõuda kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning nende esindajatelt, samuti riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsusüksustelt ning nende ametiisikult teavet konkurentsi olukorra analüüsimiseks. Ja eksisteerib võimalus konkurentsi tagamiseks korraldatud jäätmeveo osas ja algataja ei näe hetkel sellepärast vajadust Konkurentsiameti pädevuse täiendada. Lisaks konkurentsi üle teostab ka lisaks kohalike omavalitsuse õigusaktide üle ja konkurentsi üle tagab ka järelevalvet maavanem ja õiguskantsler, nii et sellepärast on, et oleks täpsem selgus just tarbijal, siis algataja näeb ainuõigust seda, et täpsustada järelevalvet just Tarbijakaitseameti poolt. Ja ettekandja, ma tänan. Rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks keskkonnakomisjoni liige Tõnis Kõiv. Head kolleegid, Riigikogu keskkonnakomisjon arutas 15. septembril see eelnõu 688 oma koosoleku teise päevakorrapunktina. Koosolekul osales selle päevakorrapunkti juures ka Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk. Komisjoni istungil tutvustas ettekandja Erki Nool, meile komisjoni liige Erki Nool, siis eelnõud ja seda me kuulsime siin hetk tagasi ka tema poolt saalis. Keskkonnaministeeriumi esindaja edastas meile Vabariigi Valitsuse seisukoha, mille kohaselt siis Vabariigi Valitsus ei toeta jäätmeseaduse täiendamise eelnõud esitatud kujul, kuivõrd valitsus leiab, et nii üldsõnaline viide tarbijakaitse teostavale järelevalve ei muuda olukorra selgemaks ega suurenda õigusselgust tarbijate huvide eest seismisel. Et tegelikult on Tarbijakaitseametil ka praegu õigus jäätmeveoteenuse lepingu osas järelevalvet teha, kui see puudutab konkreetset tarbijat. Ehk siis, kui eelnõu kohaselt laiendada sedavõrd laialt ja piiritlemata Tarbijakaitseameti volitusi, siis see tähendaks ka tegelikult laiemalt juba ka tarbijakaitseseaduses tarbija mõiste muutmist ja laiemalt tarbijakaitseseaduse ülevaatamist ja jõudmist sinnamaani, et tarbijaks tuleks siis arvata ka korteriühistu ettevõte ehk siis juriidiline isik ja see oleks ilmselt juba liiga suur ja ebavajalik muudatus
eriti arvestades seda, et mis keskkonnakomisjoni liikmetele väga hästi ju teada on, et eelnõuga 455 selle eelnõu menetlemise raames arutati kõik need küsimused, mis ka konkreetselt seda eelnõu puudutasid varasemalt põhjalikult läbi, kaaluti erinevaid variante ja tulemuseks siis oli, et eelnõu 455 varasemalt siia saali saadeti ja siin ka vastu võeti. Sellest tulenevalt kulus eelnõu 688 aruteluks komisjonis mõni minut, mille järel jõuti otsustamiseni, tehti ettepanek saata eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda 25. septembril ehk siis täna, teha ettepanek eelnõu tagasi lükata häältega 5 poolt, 2 vastu ja erapooletuid samuti 2 ja määrata siis siin kõneleja komisjoni poolseks ettekandjaks. Sellega ongi kõik, aitäh! Hea ettekandja, küsimusi ei näi olevat. Aitäh teile. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Palun, see võimalus on praegu. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et eelnõu 688 SE esimesel lugemisel tagasi lükata, nii et me peame selle läbi hääletama ja alustame juhtivkomisjoni ettepaneku hääletamise ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepanekut eelnõu 688 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 55, vastu 12, erapooletuid ei ole, on Riigikogu liikmete Aivar Kokk, Andrus Saare, Erki Noole, Peeter Laurson ja Toomas Tõniste algatatud jäätmete täiendamise seaduse eelnõu 688 SE esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Head ametikaaslased, sellega on meil teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh!